7 võitub Vaprus, 10 Kuressaare ja 3 on siis Viiki mänginud ja siit on väga lähedal praegu Vaprus. Paalberg nüüd palliga, aga seal on Pajunur mees ja proovib teist korda ees olla. Tekitanud ei ole. Aga Pärnu samal ajal on tulemas, kui ma seda juttu räägin. Kauber ääre peale Limbergile, tuleb siia alla ka ja kui vähe jääb puudu. Selja tagant nüüd uuesti seda palli nüüd kohe kätte ei saa. Iilin ka see aeg näidanud, et löögijalga sel mehel on, proovib nüüd ja sealt on jälle Pärnu mehed olemas. Iilin nüüd leiab lühikese omad mehed üles, tuleb pall kasti ka ja sealt on olemas ja Kuressaare läheb seda kohtumist 1-0 juhtima. Andero Kivi on see mees, kes selle värava siit ära vajutab ja seisuks 1-0. Ja Andero Kivile meeldib lüüa küll Pärnu vastu. Kauber kavalt ühega panna siit, Pajunur saab väga hea koha pealt palli kätte, Kuressaare jälle tulemas ja saab selle palli sealt uuesti kätte, nii paneb uuesti peale, aga Nõmman selle juhtus tal siuke juhtum, et ja siit vahepeal Kuressaare tuleb ja väga lähedal on teine Kuressaarele. Tuleb ääre peale uuesti, sealt võtab teine mees ära, Enrico Meensalu proovib sealt peale, nüüd saab Limberg ka palli kastis uuesti kätte ja kas nüüd tuleb Pärnule esimene ja ei lähe palju mööda. Nüüd on keskel tal päris palju ruumi ka, tuleb pikem pall sinna, ei ole paha pall, Paalberg seal olemas ka. Kas lahendab siit? Ei lahenda siit. Võrredes ülejäänud mänguga ja momendis, kus seda 1-0 oleks vaja kindlalt hoida, Ermatšenko leiab visse üles, tuleb päris korralik lööb. Ei, siiski mitte, Vaprus ei saa Viiki kätte, Kuressaare võtab 1-0 võidu ja sammuke lähemale, et vältida ülemineku mänge. Küünala Pärnu Vapruselt täna 0-1 kaotus. Küsin tavapärase küsimuse, mis valesti läks? Päris raske öelda, ma arvan, et kuidagi ümmarguseks jäime. Lõime küll teravust, aga mitte nagu piisavalt peallööke ja seda ei olnud ja väga palju nurgalööke, millest ei suutnud mitte midagi tekitada ka, nii et nagu pigem rohkem siis ümmargune ja neil oli üks võimalus, nad olid seal ära ja nii lihtne see mäng ongi. Täna, kui usaldada Kristjan Kanguri statistikat, et üks raamilöök oli Pärnul kokku, et mis seal taga on? No vot, see ongi see. Siis olime nii ümmargused, et oligi ainult üks raamilöök nagu. Et ma ei tea, sellist mängu polegi olnud meil ammu, nii et ma ei tea, peab üle vaatama ja omad järeldust tegema. Mis teeb Kuressaare nii raskeks vastaseks, nagu sa enne intervjuud ka mainisid, et tänavu aeg 4 mängus 3 kaotust? Ja see on meie Sokkereti pealkiri, see on meie krüptoniit nüüd, et ma ei tea, et ma ei kujuta ette, miks me ei suuda kuidagi, võib-olla nii hästi kaitsevad, et me ei suuda lahti muukida lihtsalt, nii et me peame sellega tegelema. Okei, aga tänud ja edu. Edu. Märten Pajunurm, täna siis õnnelik päev, Pärnu vastu see aeg 4 mängust 3 võitu, päris hea. Ja, tunne väga hea, et jätsime kõik väljakule, saime see esimene pooleks selle värava kätte, teine pooleg 10 küünega hoidsime kinni, oli endal ka päris häid kontrovõimalusi, asi ära otsustada, aga ega need Pärnuga mängud on alati sellised, et viimase hetkeni läheb kõik mängu, et väga tähtsad 3 punkti hooaja lõpus siin, et tulime 3 punkti järgi, saime selle kätte ja ega ei tahtnud, Pärnu tegi just oma punktirekordi, aga meie punktirekordini on veel 1 punkt minna, et ei tahtnud ise neile seda kinkida, et nüüd on neil enda kätes järgmise 3 mänguga, et võib-olla ikka lähevad mööda, aga ise ei tahtnud Pärnule seda kinkida, et meie rekord 50, et neil natukene veel tööd teha, aga jah, hooaja lõpuks nüüd väga hea emotsioon, et taga 0, siis need punktid tulevad, et tõesti kiidan kogu meeskonda, kõik vahetus ka tulid, et oli hea tunne väljakul, kõva pingutus ja olen uhke täna meeskonna üle. Pärnul oli täna ainult 1 raamilöök. Kuidas te nii hästi nüüd seisite? No eks neil võimalusi tsenderdusi seal lahtiseid pall, natuke segadust oli, aga see on isegi üllatus mu jaoks praegu, et ainult 1 raamilöök oli, ega Nõmme tõrjed ei mäleta, et mõni mäng ta ei viitsi neid tõrjed teha, et täna oli üks nendest päevadest, et
see taaskord näitab seda, et kogu meeskond ja poolkaitsjad, et kõik tulid kaitsesse appi, et palju võib-olla standardolukordades cornereid, aga kui sealt löögil ei lase, et siis on ikkagi asjad hästi, et Pärnu suurepärast mängu näidanud ja täna ka palliga vahepeal ikka päris hästi veeretasid, aga hoidsime taga asjad kinni ja keskel oli nagu kontrolli all, et kõvasti pidime pingutama, et täna Pärnut nulli poole hoida. aga aitäh ja edu edaspidi!